Mina arvutan neile, mida M-kumb maksab tegelikult. Ma lähtun numbritest. Pank kliendile ju müüb usaldust. Ja mida minu arvates pangad teevad, enamus panku, mõni idee, mida pangad hästi teevad, on skaleeruvus ning tegelikult teenuste toimivus. Kui sa palud tal teha mingisuguse koodijupi ja sa näiteks ei ütle talle ette, palju sul on eeldatav kasutajate arv mingisuguse ajavihikus. Ta teeb sulle ühe lahenduse. Ja nüüd, kui sa annad talle mingisuguse vihje juurde, ta teeb sulle kapitaalselt teistsuguse lahenduse. Juuniorid ei saa ära kaduda. Juunior on üks ajaetapp lihtsalt, ta väga tarkadel noortel. Ta tuleb koolist, ta on juunior, tal ei olegi kogemust ja siis ta hakkab õppima ja ta läheb sealt edasi. Ja mille koha pealt on nüüd AI on natukene nagu kaardid sassi ajanud, on see, et õudselt keeruline on hinnata arengajana projekte. Või hindasime 2 päeva kästi kirjutult, siis täna AI teeb selle 5 minutiga ära. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas sa hindad üldse. Ja täna on see põhiline challenge ongi, et ei oskagi hinnata või siis me hindame täiesti valesti mingeid asju. Aga mingil hetkel me oleme komistanud selle otsa, et ta ei saa enam üldse aru. Ma ei oska öelda, mis seal sees toimub. Ta ei suuda neid ülesandeid lõpuks enam lahendada. Kas see kood muutub nii segaseks, see koodi baas muutub nii suureks, aga me olemegi ühel hetkel ikkagi valifanud stoppi ja hakanud puhastama seda asja. Tere tulemast kuulama Pilvejuttude 20. episoodi. Minu nimi on Henri Kuntsmann. Täna minu kaassaatejuhid Egle ja Karl puhkavad, aga selle eest täna räägime pangandusest, IT-arhitektuurist ja kõigest sellest. Et seda aitab meil lahti seletada Coop Panga IT-arhitekt Priit Serk. Tere, Priit! Tervist! Meeldiv siin saates osaleda. Kõigepealt meie eelmise saate küsimus, see kohe nagu täitsa nagu rusikas silma auku võiks öelda, et kuidas sina näed IT-arengut või nagu arendusi tuleviku vaates läbi AI või kuidas see AI täna meid muudab IT-arendusi? AI on täna tõesti suuri laineid löömas ja ka meil majas. Ja eks ma arvan, nagu meie ega tegelikult maailm laiemalt üritab lahti mõtestada, et kuidas AI siis meid päeva lõpuks ikkagi mõjutama hakkab. Mis me nagu ise täna tegelikult näeme, on ikkagi päris suured organisatoorsed muutused, mida AI toob. Ka meie tegeleme täna struktuuriga, tegeleme tegelikult töövoogude optimeerimisega, arendusprotsesside optimeerimisega, ressursi ülevaatamisega. Me näeme ja tunnetame AI väga suurt kasulikkust, kuid mida me täna ei tunneta, on AI poolt tekkiv kasumlikkus. Ja see ongi üks põhiline küsimus, mida me nüüd üritame lahti mõtestada ja aru saada, et okei, me suudame väga palju asju teha kiiremini. Kiirus sageli ei tähenda kvaliteeti ja kas meile nüüd see kiirus võib-olla mõnevõrra kehvem kvaliteet, kas see tähendab meile suuremat tulu? Ei tea täna, proovime ise ka sellest aru saada. Okei. Kohe läksime eelmise küsimusega nii tehniliseks, aga hakkame algusest natuke minema. Räägi, Priit, endast, mida sa teinud oled, mis su taust on ja mis sa täna teed? Kus ma pärit olen? Ma olengi pangandusest pärit. Alustasingi tiba üle 20 aasta tagasi Hansapangas. Suutsin seal 4 aastat olla, siis tulid rootslased, siis muutusime Swedbankaks. Suutsin veel 4 aastat olla ja siis ma mõtlesin, et äkki sellest pangandusest natukeseks aitab. Täna tagantjärgi vaadates see 8 aastat oli üks minust Eesti IT kuldajastu. See, kuidas tehnoloogia tollel ajal arenes ja mis võimalused meil tegelikult olid. Ja ka täna tegelikult, ütleks isegi, et Eesti kõige tugevamad IT-spetsialistid osaliselt ongi sellest samast ajastust ja ka pangast pärit. Ehk see oli üks üdini vinge ajastu. Aga peale pangandust olin aastaid väga pikka aastaid teenusettevõtetes. Kõige kuulsam kindlasti on Icefire, kellega Eesti turumaastikul tegime väga vingeid asju, nii era- kui avalikule sektorile. Mingi aja tegelesin eraettevõtlusega
ja nüüd mis nüüd on, 5,5 aastat ja 6 aastat tagasi, eks elu teeb oma korrektsioonid, sündis uus laps ja ma otsustasin, et tahaks lapse kasvatamises ka osaleda ja eraettevõtlus kõrvalt seda teha on praktiliselt võimatu, et no saab, aga ei ole mõistlik. Ja siis Coop Panka kutsuski hea sõber Madis Tapupere mind ja täna siin ma nüüd olen peaaegu juba 6 aastat jälle panganduses tagasi. Tulin panka tegelikult Java tehnoloogiaid või tehnilist suunda vedama. Selle saime tegelikult üsna ruttu paika, protsessid paika, tehnoloogiad paika. Tegime päris suure tehnoloogilise võla uuendamise ja tänaseks päevaks ongi rohkem tööülesanded liikunud arhitektuuri juurde ja nii-öelda organisatoorsete vaadete ja protsesside juurde. Kui suur on üldse siis Coop Pank tänasel päeval? Tiimide mõttes, töötajate mõttes, tehniline mastaap, selline asi? IT-s on meid, seal 100 inimese ümber, päris täpse numbrini võlgu, aga umbes ligikaudu 100 inimest. Tiimidega on nüüd niimoodi, et me tuleme tegelikult ikkagi rohkem resource pool'i maailmast, mis täna on väga tugevalt muutumas ja täna oleme loomas tiime väga suuresti ka tänu AI tulekule. Just seesama punkt, mida alguses puudutasime põgusalt, et me näeme seda efekti, me näeme seda kiirust ja meil on vaja tehnoloogiaga kaasas käia ja see toob ka kaasa tegelikult struktuuri muudatusi sageli. Mõtestame oma tööd ringi, loome uusi tiime, vaatame, kuidas me suudaksime ärile kõige efektiivsem partner olla ja tõesti siis mõistliku kiirusega ja nii-öelda tulemeid siis toota. Sa juba natuke hakkasid rääkima, mis su tänased nagu väljakutsed on, aga nagu mis siis täna kõige suuremad mured su täna laual on ja millega sa täna tegeleb? Millega tegeleb IT-arhitekt? Küsime siis niimoodi. IT-arhitekt tegeleb täna hästi palju kahe asjaga. Üks on nii-öelda visioon, et vaadata tulevikku, kus me 4-5 aasta pärast olla tahame. Sealhulgas äriarhitektuur, äriarendus, ärisuunad kombineerituna uute tehnoloogiatega, kogu see tehnoloogiline areng, milleks AI, jälle see üks kahetäheline võlusõna tänapäeval. Aga tänane päev ka ikkagi jooksvad protsessid, jooksvad mured, meil ju ikkagi nagu kõigis ettevõtetes igapäevaelu käib, igapäevaselt loome ka uusi süsteeme, ehitame integratsioone ringi, tegeleme jooksvate äriprobleemidega, sealhulgas hästi tugevalt ikkagi ka halduslike vaade, haldus- ja arenduse koostöö, nii-öelda sisemised protsessid. Et eks see töö hulk kipub niimoodi 50-60 olema, et üks päev saame rohkem tegeleda visiooniga, teine päev rohkem olmeprobleemidega. Kui palju sul just nagu arendusmeeskondadega koostöötamist arhitektil on, et või kuidas see suhtarv on? Igapäevatöös on ikkagi käsikäes töötamine igapäevaselt. Siin ütleme, klassikaliselt ongi ikkagi, meil on mingisugune set infosüsteem ja meil on mingisugune set ärinõuded ja need on ikkagi elav kooslus, need muutuvad. Me peame muutustega kaasas käima ja koostööd igapäevaselt on ikkagi hästi palju. Et me oleme sellest maailmast, me ei ole pigem nagu selles maailmas, et me nüüd arhitektidena mõtleme piltlikult kõik välja, kõik tehnilised lahendused kirjeldame ära ja siis keegi kuskilt teeb ja siis lõpus imestame sageli, et miks siis asjad ei tööta. Me pigem sellist asja ei tee. Me igapäevaselt ikkagi teeme koostööd, vaatame, mis on päris probleemid, kas on mingid ärinõuetes tekkinud muudatused, on mingisugused halduslikud teemad, et me peame infosüsteemides näiteks, oletame, koormused mingites ahelates on läinud juba nii suureks, et erinevatel põhjustel on vaja hakata seal kas integratsioonimustreid või üldist arhitektuuri või mingit tehnoloogilisi komponente hakata välja vahetama. Et me pigem jooksvalt ikkagi vaatame asjadele peale, muredele peale ja siis nii-öelda teeme tehniliste muudatuste ettepanekud, proof of concept ime neid, kaitseme meie arhitektuurikomisjonis. See on selline jah, selles mõttes, et aga kuidas on nagu täna, sa oled arendaja taustaga, sa oled Java taustaga, et kuidas sa täna
mida sa tahaksid, et nagu arendaja rohkem mõistaks arhitekti, et kus see nagu kõige suuremad käärid sinu või nagu maailmavaate käärid tulevad sisse arhitekti ja tavaarendaja vahel? Arhitektuur täna on minu jaoks üldse selline võib-olla niisugune nagu abstraktseks muutunud läbi aastate, sest meil on igasugused huvitavad arhitektuuri nii-öelda patternid või nii-öelda koolkonnad ka, et kuidas mida ehitada, mis on head patternid. Aga teistpidi on alati see, et me teeme ikkagi infosüsteeme kellegi jaoks mingisugust ootuste alusel, et me peame leidma nii-öelda mõistlikkuse printsiibi ja tasakaalu, et mida me ikkagi teeme ja kuidas me teeme, et eks ma arendajana loomulikult tahaks alati teha ma ei tea, latest and greatest tehnoloogia, kõige viimasemad asjad, mingid vinged mustrid, alati õppida midagi. Aga päris elu kahjuks on teine, meil on alati ikkagi väga konkreetsed nõuded, meil on ootused tähtaegade osas, meil on ootused kulude osas. Ja siis ongi selline arhitektuuri abstraktsus mõnes mõttes, et arhitektidena peamegi leidma nüüd kõige optimaalsema viisi, kuidas me siis tellijale siis soovitud tulemuse deliverdame. Ja siin ongi nagu see, et võib-olla mis arendajate puhul või mida arendajad sageli ei mõista, ongi selline paindlikkus ka arhitektina. Et eks neid vaidluseid ja pigem vaidlusi sellel teemal on, et miks me nii teeme, et miks me naa ei tee. Ja tal ongi nüüd see oskus ka tegelikult arendajatele seletada, et see on äkki mõistlik, mis me teeme. Et ärme ümber-inžineeri asju või ärme tee liiga lihtsakoeliselt asju, et just on see balanss ja miks on see balanss siis selline, nagu ta täna on. Selle seletamine on ka siga omamoodi kunst tegelikult. Sa just tõid sisse nagu uued nagu tehnoloogiad ja latest and greatest, et kui keeruline see panka tuua on, siis nagu pank tundub mulle hästi konservatiivne asutus, selline nagu telkod, et ega sinna keeruline vist uusi asju sisse tuua või kuidas sa näed? Keeruline ei ole. Meil on selles suhtes ei ole, me ise ka toome tegelikult uusi tehnoloogiat pidevalt, aga jah, meil on selles suhtes, meil on väga palju regulatsioone, me allume erinevatele kontrollimehhanismidele ja mis kõige olulisem, me klientidele peame pangana müüma usaldust. Et see on asi, mis meid tõesti takistab, et me ei saa iga uue asja puhul kohe hüpata kuskile, et paneme tööle, tegelikult võib-olla ise täpselt teadmata, kuidas ta toimib ja mis ka sageli uute tehnoloogiate, mitte isegi uute tehnoloogiate, aga isegi võtame näiteks andmebaaside platvormid või kas või Java ise. Et uute major versioonidega ikkagi tekib laste haigusi ja me pangana ei taha võtta seda riski, et me jookseme nüüd maailmas esimestena kohe seda kasutama, vaid meil on ikkagi mõistlik aeg, kus me natuke laseme teistel katsetada. Esimesed suuremad issued oleks parandatud ja siis võtame kasutusele, oleme võtnud niimoodi. Aga tehniliselt ei, loomulikult meil on oma turvanõuded, meil on käideldavusnõuded, halduse poolt muud operatiivsed nõuded, litsentseerimise temaatika ja mida me ka ise hästi oluliselt või põhjalikult ennekõike jälgime, on tegelikult tehnoloogiate puhul kompetents, mida me turult saame. Et võtame kas või näiteks uus programmeerimiskeel, kui me tahaks midagi kasutusele võtta, siis me hästi tugevalt jälgime seda, mis on ressursi saadavus. Üks pool on see, et kas ja keda me üldse Eesti turult värvata saaks ja teine pool on see, et kui partnerite mõistes, et kas täna selle tehnoloogia või keele osas on meil võimalik kuskilt uksest sisse jalutada ja öelda, et palun, siin on mu soovid, siin on see tehnoloogia, tehke meil ära. Ehk siis jätke suutlikaks. See on üks hästi tugev punkt, mida me siis arukame. Aga kui tehniliselt on, või protsessilt tehniliselt ja operatiivsuse mõistes on need küsimused vastatud, siis meil on selline huvitav kolleegium pangas nagu arhitektuuri nõukogu. Kas siis mõni tiim või äripoole esindaja või arhitektid ise toovad siis kirjeldavad ära tehnoloogia, kellele, miks ja kuidas. Tulebki seda komisjoni ette kaitsma. Kui sealt tuleb roheline tuli, siis on tee vaba. Võib vabalt liikuda. Sa just rääkisid sellisest nagu kompetentsi otsimisest turult, et
kui palju te otsused nagu, palju te sisse ostate ja palju te ise teete, et palju teil see suhtarv see on, see käib nagu, siin ei ole nagu reeglit. Pigem üritan nagu aru saada, mis on nüüd meie kokkulepitud perioodi prioriteedid IT-arenduste mõistes. Ja eks me kõrvutame seda enda maja sees oleva ressursiga, kes on vaba, kes ei ole, üldiste prioriteetidega ja need otsused, nüüd kas kasutada partneril või mitte, need sünnivadki ikkagi konkreetsel projektidele peale vaadates, näiteks mis meil kvartali jooksul on vaja ära deliverdada. Ja kui me seal näeme, et me mingite asjadega jääme jänni, siis siis klassikal tulebki brainstorm, et tööd X ja Y, mida me suudame ise ära teha ja mis on mõistlik siis väljast hankida. Mingisugust kindlat sugust juhendit või patternit seal ei ole, et pigem kasutame hästi palju painetmeistust. Palju nagu pangad üldse tehnilist võlga kannatavad või kui palju nende legacy süsteemidel nagu pangad kannatavad teha või pikad nad on või kuidas sellega lood on? No teiste pankad Eesti ei oska nagu öelda, et aga ma arvan, et tehniline võlg on kõigil. Ja mõnes mõttes võib öelda, et iga uus asi, mis me täna kirjutame, me loomegi tegelikult tehnilist võlga ja seda hästi palju selle ka arhitektuuri punkti mõistes, mida me ennist arutasin, et mida me teeme, kellele teeme ja mis ajaraamis me teeme. Et ajaraamid kahjuks seavad meile teatud piirangud, et me peame tegema valikuid ja sealt see tehniline võlg sageli ka tekib. Et neid näited võib palju tuua, et ma võin tarkvara mingisuguse algoritmi kirjutada võib-olla 3-4 erineval moel ja jah, üks võib olla kiirem, üks võib olla aeglasem, üks võib rohkem mälu süüa, aga päeva lõpuks, kui ta töötab, kui ta täidab oma eesmärki, et kas on vahet. Kas me peame ajama seda detaili või me võime seda tehnilist võlga koguda. Aga tehnilise võla suhtes ma arvan, et see ei olegi nagu tarkvara küsimus ennekõike, vaid minu jaoks on tehniline võlg pigem infrast tulenev isegi. Ja halduslik pool, sest tarkvara arhitektuuris teinekord valed otsused viivad selleni, et me koormame üle meie infrastruktuur. Võtame kas või näiteks logimine. Et me oleme sellega, ei ole hoolikad, meil on mitmed liidestatud süsteemid, risti-rästi palju integratsioone, siis me võime väga ruttu jõuda sinna, kus koormuse kasvades või klientuuri kasvades meie infra lihtsalt logimisele ei pruugi enam vastu pidada. Ja see on tõsine tehniline võlg. Ja sealt tekivad tõsised probleemid, tõsised suured arendused, et sellest hiljem nüüd välja saada. Et see on ka natuke selline tehnilise võla mõiste või definitsioon, et mida me nagu selle tehnilise võla all üldse tegelikult silmas peame. Aga palju me talume, ega see ongi, me hoiame ka tehnilist backlogi tehnilise võla jaoks, proovime neid lahendada, proovime leida viise, kuidas neid lahendada ja neid auke, kuidas neid lahendada. Et iseenesest, kui asjad töötavad otseselt mingid põlemaja kuskil, ega seda on ka raske ärile maha müüa või finantseerijale, et miks me nüüd lähme parandama või miks me seda teeme, et kus see tulu sealt on. See ongi hästi keeruline teema. Tiimid meiega üritavad seda lahendada, me otsimegi ise aktiivselt, proaktiivselt võimalusi, kuidas neid lahendada ja tõsisemad tehnilise võla teemad siis on meil ikkagi arhitektuurikomisjonis ja kõrgema prioriteediga. Sellega tuleb mul lihtsalt meelde need legacy ja nagu tehniline võlg, et vanad pangad ja vanad IT-firmad otsivad sealt vanade kodudest neid Coboli arendajaid taga, et nagu tuleks veel midagi päästma, et nagu ma usun, et teie pangas seda vist ei ole, aga ikkagi, et nagu te olete niivõrd noor pank veel, aga ikkagi see risk võib ikkagi veel teistelgi pankadel olla, et kuskil peab Coboli arendajad otsima. Täna või nagu, ma ei taha kuidagi kuidagi, ma ei oska öelda isegi eesti keeles ka naljakana näida, aga tegelikult AI meid täna selles maailmas ka väga palju aitab. Et meie jaoks tehniline võlg ei ole, tehnoloogiate mõistes ei ole nüüd nii vanad tehnoloogiad, aga meil on ka vanu tehnoloogiaid, mida tänapäeval noored enam praktiliselt üldse ei tunne, võtame kas või tavaline C-keel. Et väga raske on leida nooremat generatsiooni, kes sellest aru saab. Küll
AI-ga täna me suudame väga hästi kirjeldada, mis meil seal koodis toimub, me suudame sealt nii-öelda täna as-is äriloogikat välja pikkida ikkagi. Me suudame ka mingeid asju otse ringi kirjutada. Et selle koha pealt on AI-st väga palju abi. Küll jah, seal on nagu teised hädad, et sa võid neid asju ringi kirjutada, saab välja tuua, aru saada, aga päeva lõpuks kukub see ikka selle taha, et kes seda kõike testib. Et me peame ikkagi veenduma, et need asjad, mis me oleme ringi kirjutanud või sealt legacy'st suutnud välja tuua, et need asjad ka töötavad. Ja just see pool on oluliselt keerulisem. Kuidas me veendume, et need asjad päriselt töötavad nii, nagu nad enne töötasid. Et seda me pole veel jõudnud välja mõelda, et kuidas AI-ga päriselt asju testida. Täitsa tume maa veel. Aga nuputame ka. Läksid AI peale, küsin siis ära, et mis mudelid, mida kasutate, mida teete, räägi natuke sellest vähe pikemalt siis, mis teil see praegu töös on? AI-d hakkasime nüüd põhjalikumalt ja tõsisemalt kasutama tegelikult aasta algusest peale. Alustasime tegelikult üldse AI poliitika ja nõuete kokkupanemisega, mida me üldse tohime kasutada, kuidas me üldse tohime kasutada, lähtuvalt nii-öelda pankadele tegelikult kehtivatest nõuetest, enne kõik andmekaitse ja turva. Tegelikult selle nii-öelda läbitöötamine, paika panemine, aga protsesside loomine oli päris pikk töö. Tehniliselt, kust me alustasime, olid arendajad. Otsustasime, et meie jaoks on kõige kindlam kasutada nii-öelda enterprise lahendusi, mida me saame ja mis on arendajate tööriistade küljes. Kasutame IntelliJ diameestele ja kursorit frondimeestele ja sinna külge poogitavaid või seal küljes töötavaid AI lahendusi siis. Üks on siis Tune'i esimesel ja kursor on kursor. Pakuvad mõlemad tööriistad väga palju erinevaid mudeleid. Arendajad saavad ise valida oma eelistuse järgi, pigem on see tiimides juba paika pandud siis, et tiimis olevad arendajad kasutavad kõik ühte sama mudelit. Mida me nüüd veel oleme hakanud katsetama, on analüütikud ja testijad. Hästi ruttu tekkis see küsimus sellelt seltskonnalt, et tahaks teha üle koodibaaside analüüsi, et mingisugune ökosüsteem, ütleme 4-5 integreeritud süsteemi, seal on mingid omad liidustuspunktid, andmed liiguvad, andmebaasid on küljes, et mis seal nüüd sees tagant toimub. Võtame mingisuguse kaardi tellimise protsessi näiteks, et kuidas see nüüd tegelikult üle mitme süsteemi käib, mis seal kõik toimub. Ja nüüd see on see, kus me oleme esimesi katsetusi hakanud tegema AI-ga. Vaatame, kuhu see lõpuks viib. Meil on hästi poolelisel praegu, otsime ka erinevaid tööriistu, millega seda teha. Täna oleme teinud seda lokaalrepode pealt. Toimib päris ilusti isegi. Mis veel? Masinõppe on meil kindlasti teema. Proovime täna fraud detectionit oma kootud masinõppe mudelitega teha. Katsetame samamoodi. Ja proof of concept'i me tegelikult ärivaatest erinevaid lahendusi. Et nendest ma täna ei tohi otseselt rääkida. Aga on ka äriideed, mida nad siis klientidele sooviks AI lahendust abi pakkuda. Aga täna istume kindlasti alles selles nii-öelda proof of concept'i ja ideede faasis. Päris lahe. Ma korraks jäin sinu selle alguse jutu peale mõtlema seda turvalisus ja poliitika ja see, et ma kujutan ette, et see aasta eest olla pangas ISO ja sulle tullakse rääkima, et kuule, et me nüüd laseme agendid igale poole lahti ja teeme ja oleme, et ma arvan, et see mees või naine pole pikalt magada saanud, kui ta selle peale mõtles, nii et. Ja ega me pole ka tegelikult lasknud, et meil on ikkagi selles päris põgev kontroll, et kes mida tohib kasutada ja ka süsteemide mõistes meil on ka teatud piirangud, et kus kohas ikkagi AI-ga tohid möllata ja kus kohas ei tohi. Ja ka nii-öelda keskkondade mõistes, et kindlasti me täna kindlasti ei saa ja ei hakkagi tõenäoliselt niipea saama arendajad oma AI lahendustega keskkondadesse ligi, kus on sensitiivsed andmed, et me välistame need juba sellised küsimused või probleemid. Kuna me oleme siin pilvejuttude saates, siis ikkagi küsime selle, kuidas pilveminekuga on, kuidas pilveinfrat on, mida te pilves jooksutate, kus te jooksutate. Ma siin kohe küsisin mitu küsimust korraga. Me täna oleme hästi on-premi usku ja seda hästi paljudel erinevatel põhjustel. Üks kindlasti on andmekaitse, sest me võime neid pilve ja AWS-i ja teiste teenusepakkujate
brošüüri ja tutvustusi lugeda, aga isegi privaatpilvede puhul on ikkagi šaretab ressurss. See lihtsalt on nii ja päeva lõpuni meil ei ole olnud kindlust, kuidas nende andmetega seal ringi käiakse ja mis nendest saab. Teine pool on ETO pool, meil on ETO-pangana kohustus tagada teenuste toimivus ka siis, kui Eesti Vabariik on internetis välja lülitatud. Seal tekib nagu väga suur hulk probleeme ja täna me oleme pigem olnud on-prem usku, oma DC-de usku. See ei tähenda, et me oleme kuidagi tehnoloogiliselt ajale jalgu jäänud, vastupidi, istume oma kubeklastris, kõik on pilvevalmidus, aga tegelikult olemas, mitte miski meid otseselt ei takista, et me võiks ka kuskil AWS-i liikuda. Mida me... see on nii põhiinfra seisukohast. Me oleme mingisugused äriteenuseid, jah, me kasutame ka SaaS-i teenuseid pilvest, mis otseselt ei mõjuta meie äritegevust nii palju ja mis ei sisalda meie jaoks kriitilisi andmeid. Nii-öelda rohkem võime siis öelda teatud mugavusteenused meie enda jaoks. See on olnud tänane poliitika. Ja pilve puhul kahjuks õnneks tuleb ka rääkida ikkagi nii-öelda hinnapoliitikast, et see on ka üks väga selge number, mis tuleb välja arvutada, millest tuleb lähtuda. Et pilv täna kahjuks on ikkagi oluliselt kallim kui on-premise jõustada. Kuidas üldse, ma ei tea, kas oskad see küsimusel vastata, aga kas pangalõud või nagu see klientide hulk on ikkagi üle aasta enam-vähem stabiilne, et seal mingit piike ei ole või võib-olla mingi tuludeklari aeg on või nagu jõulude aeg, aga suuresti pangalõud on aastaringselt suhteliselt prognoositav või? Üldiselt küll, jah, on mingisugused piigid, ka e-kanalite tööd me jälgime hästi, monitoorime nii-öelda päris tõsiselt ja ka endal on huvi tegelikult oleme teinud seda analüüsi just kasutatavuse osast, siis jah, loomulikult kuu algused näiteks, palgapäevad, inimeste aktiivsus kanalites on oluliselt teistsugune. Igasugused tähtpäevad, suuremad pühad, selgelt mingitel aegadel aktiveerub kliente, mingitel aegadel natuke on väiksem. Prognoosi mõistes jah, küll on lihtsalt see, et klientuur kasvab kogu aeg, et eks see nagu peab selle faktiga arvesse võtma. Koormus ajas ikkagi üldjuhul on pigem kasvab. See on, ma arvan, et panga ärile just nagu positiivne mure, et kui on kliente rohkem, tehingut rohkem, et see on positiivne. See on ärile positiivne, IT-arhitektidele pigem peavalu tekitanud. Et me peame tagama süsteemide toimivusega oluliselt suurema klientuuriga ja see ongi nüüd see, mida me siis peame ette planeerima ja tegelikult vaatame, et meil ei tekiks ühel hetkel siis nii-öelda pudelikaelu süsteemides. Aga see ongi meie tööülesanne, mida on nii kaasas. Just nagu rääkides pudelikaeladest või sellised, kas tänasel päeval pankadel on ACID-iga nagu mured või ei ole, et nagu kui ülekannetega nagu ülekanded, et see nagu jõuab kindlalt punktist A punkti B või kas see mure on tänaseks lahendatud või? Ma räägin pankades üldiselt, ma eeldaks, et kuidas see mure, kuidas see on? Pankadest üldiselt on raske rääkida, sest pankade mahud on nii erinevad. Kui me võtame Lääne-Euroopa suurimad pangad, siis meil ei ole isegi mõtet võrrelda. Meil siin Baltikumis on olematud mahud täiesti. ACID-i mõistes probleemi ei ole. Meie mahud on täna ikkagi ütlen siin kogu Baltikumi tasemel, meil on inimesi nii vähe, et mahud on nii olematud. Kui tegemist ei ole just mingisuguse kolossaalse tarkvaraarendusveaga või valearhitektuuriga, siis ma hästi ei kujuta ette, kust otsast nad tegelikult aga tulla saavad. Meie seni ei ole nende murede otsa pomistanud. ACID-i mure ikkagi just just mahtudest, et kui sul on nii suured mahud mingi koha pealt, et sa pead nii tohutult skaleeruma hakkama, siis nad hakkavad seal tekkima. Aga kui me ei räägi sadadest tuhanded, mis võib-olla vale number, aga kui me räägi tuhandetest tehingutest a la minutis, siis ei teki neid hädasi nii lihtsalt. Sa enne natukene rääkisid nagu koodi optimeerimise vajadusest ja kõigest sellest, et kui sina oled nagu arenduse arhitekt, et mis hetkel sa otsustad, et
seda probleemi on lihtsam infraga nagu lahendada, kui hakata siin arendustunde kulutama. Kus sa selle piiri tõmbad? mina arvutan jälle, mida M-kumb maksab tegelikult. Ma lähtun numbritest, et tarkvaraarendusel on oma kindel hind ja infral on oma kindel hind. Ma kipun kalduma alati ikkagi tarkvara poole, sest see on kiire fiks, võib-olla isegi oluliselt jätkusuutlikum, sest inframuudatus ja infrakomponentide hinda, mida me ka ajas peame tegelikult ülal hoidma, vahetama. See, et ma täna panen RAM-i juurde või ketaste CPU-d ei tähenda seda, et ma ei pea neid tehnilisi või füüsilisi komponente aasta pärast välja vahetama. Siis ma ei oska seda hinda prognoosida lihtsalt. Et kui need hinnad on ikkagi enam-vähem võrreldavad samas suurusjärgus, siis ma alati kaldun ikkagi tarkvara optimeerimise poole. Kui probleem on, kui see probleemid põhjustavad infrast probleeme, kui meil on ikkagi tarkvara optimeerimist vaja, protsessi kiiruse või kliendikogemuse mõistes, siis seal sageli me pigem ikkagi läheme tarkvara teele. Aga otsustamise juures on ikkagi alati mõlemad pooled, et mida tähendaks infra täiendamine ja mida tähendab ikkagi ka riskvara või tarkvara täiendamine, sest muidu me diskussioonis või arhitektuuri nõukogus oleme väga kitsalt ühes punktis kinni, et me üritame siin nagu natuke laienat vaadata alati sisse tuua. Ja nagu sa ütlesid, seda riistvara on vaja ka hooldada ja ega see tellimine ei käi ka hetkega, et see tuleb päris pikalt. Absoluutselt. Kuidas sa täna tegelikult vaatad küberturbele, sest et AI tulek on ju täna võimestanud häkkereid, ründajaid igatipidi, et kuidas sina täna seda IT-arhitektina näed, et need ründevektorid? Ma kardan täna paaniliselt, ma kardan täna kahte asja. On väljast tulevad AI mudelid, mis on ühed ju olemuslikult, on lihtsalt mingisugune binaar. Meil pole õrna aimugi, mis sinna sisse ehitatud ja neid ründevektorid on täna juba päris palju välja tulnud, kus AI mudel sul tegelikult on-prem aktiveerub mingisuguste tegevuste peale või mingi aja peale. Me näe sinna sisse, me ei tea, mis seal tegelikult on. Ja selle ümber on meil ka hästi palju diskussiooni olnud, et kuidas me käitume, kui me kuskilt mingi mudeli saame. Okei, meil on on-premis lahendus ja võimekus olemas, mis iganes mudelid jooksutada. Aga kuidas me nüüd isoleerime ta muust maailmast, kuidas seda kõike teha on ja mis seal kõik võib juhtuma hakata, et seal ma arvestame alati kõige hullemate stsenaariumitega ja sellest tulenevalt ma päris veiugi on. Teine pool, mis on nüüd kuidagi hästi levima hakanud, minu arust IT-maastikul on igasugused läbi dependency'te tehtavad ründed, tarkvara raamistikus. Me oleme muutunud ettevaatlikuks selle sama asjaga, et kui tuleb mingile raamistikule uus versioon, et me kohe tormume kasutama seda. Ja me oleme hakanud piirama ka seda, et teatud time gap ja enne need uuendused meil ei tule. Et me fingers crossed loodame, et kui me seal ikkagi paar nädalat või kuuke ootame, siis üldiselt community maailmas juba avastab neid, et asjad korjatakse juba avalikest repodest maha. Aga see on oht, kuidas on väga peenelt saadud erinevates infratesse sisse, just läbi dependency'te. Aga teistpidi turvalisusest üldisemalt, see on meie arhitektide töö osa, meil on oma protseduurika selle kohta, et kui meil on uued arendused, uued projektid, siis me käime küberturve läbi. Lähtumegi sellest, millega üldse tegu on, kas ta käib avalikus võrgus, kas ta on sisevõrgus, kas ühendused on seest väljast sisse, mis seal nüüd juhtuma võib hakata, et proovime seal selle kaardistus ära teha. Ja ei oskagi rohkem vaatame peale sinna selle. Logida ja neist aru saada ka. Sa ütlesid, et sa oled olnud panganduses mitu ringi ja ka väljaspoolt teinud asju, et mida teeb pangandussektor paremini kui teised sektorid ja mida võiks pangandus õppida väljaspoolt? See on manga jaoks oluline, et pank kliendile ju müüb usaldust ja mida minu arvates pangad teevad, enamus panku, mõni idee, mida pangad hästi teevad, on skaleeruvus ning tegelikult teenuste toimivus. Mulle tundub, et see on see, mida me oskame turul väga-väga hästi teha. Pankade teenused üldjuhul on väga hästi toimivad.
et noh, näide, kui pangast kaardisüsteem ei toimi, noh, siis põhimõtteliselt panga kinni panna. Pank ei saa lubada endale seda, et ma inimesena istun toidupoes õhtul ja ma ei saa oma ostu teha. Isegi kui see üks kord juhtub, noh, iga inimene on maru vihane ja kui see teist korda juhtub, siis ta juba võib-olla kaalub panga vahetust. Et see on see, mida täna me oskame väga hästi teha. Teine pool, mis natuke nurka surub, on ikkagi regulatiivsus ja compliance, et meil on tohutu rägastik, millest me peame läbi käima, enne kui me üldse midagi teha tohime ja mida me üldse teha tohime. GSI, AML, fraud detection, andmekaitse, turvareeglid, iga jumala asja puhul peame sellega arvestama. Siin ei olegi nagu midagi teha, see lihtsalt nii nagu ongi. Ja see nagu natuke tingib, et me tõepoolest mingites osades oleme aeglasemad kui võib-olla muu maailm. Aga siin ei olegi jah, peame leppima sellega. Ma tahaks kommenteerida sulle seda, et pank müüb usaldust. Ma nagu täitsa nagu siiralt usun seda, et pangad müüvad usaldust ja seda kõike, et aga lihtsalt üks teie naaberpank lähedal, kes nädalate kaupa maas oli, et võib-olla nad ei ole seda memo kätte saanud, aga las ta jääda, see on minu kommentaar, et ärme hakka nimesid nimetama siin saates. Nii täpselt ongi. Aga siin ongi nagu see, et tuleb seda tehnilist pilti vaadata natukene, et neil asjadel on kindlad põhjused ja ma arvan, täna pangandus just tänu AI-le tegelikult ja ka majandussituatsioonil on hästi tugevas restruktureerimises ja paratamatult neid asju ja juhtub eriti just, kui me liigumegi uutele tehnoloogiatele, uutele protsessidele liiga kiiresti üle. Teistpidi, teinekord ei ole valikut, aga see on iga panga enda otsus, et kui kiiresti seda tehakse ja mis see damage sealt siis tegelikult klientidele tulla võib. Jah. Korraks veel nagu AI juurde tagasi tulles, me oleme siit nagu tihti küsinud, et kaks küsimust, et kas AI kaotab juunior kohad ära või? Kas nagu juuniorid võivad need ülikoolis, kes on, et võivad oma nagu eriala vahetama minna või kuidas sa näed seda asja? Ja täna mitte, selles suhtes, et pigem on elu võib-olla raskem nii-öelda kesktaseme arendajatel. Seal AI teeb tegelikult seda tööd väga hästi aru. Miks nagu juunior ei saa ära kaduda minu silmis on see, et meil on vaja inimesi, kes tegelikult sisuliselt saavad aru, kuidas asjad töötavad. Hästi lihtsustatud näide, mida saab ka AI puhul hästi lahendada, aga kui sa palud tal teha mingisuguse koodijupi ja sa näiteks ei ütle talle ette, palju sul on eeldatav kasutajate arv mingisuguse ajaühikus. Ta teeb sulle ühe lahenduse ja nüüd, kui sa annad talle mingisuguse vihje juurde, ta teeb sulle kapitaalselt teistsuguse lahenduse. Ja nüüd nagu ongi see, et ja nüüd, kui sa veel hakkad täpsustama, et mis andmebaasid sul näiteks all on või mis integratsioonid sul seal tekivad või mis tehnilisi muresid sa tahad lahendada, näiteks kas ütleme halduslikus seisutoas. AI ei tea seda, ta on lihtsalt üks tammi robot, kes sulle kirjutab mingisuguse asja valmis vastavalt nõuetele, mida sa siis talle ette söödad. Ja nüüd ongi nagu küsimus, et need nõuded saab kokku panna inimene, kes saab sisuliselt aru, kuidas asjad toimivad. Ja seal on nagu see, et juuniorid ei saa ära kaduda, juunior on üks ajaetapp lihtsalt, ta väga tarkadel noortel, ta tuleb koolist, ta on juunior, tal ei olegi kogemust ja siis ta hakkab õppima ja ta läheb sealt edasi. Et AI on ka nende jaoks nagu oluline tööriist, mis aitab neil nende sellel arengu teel, aga seda, et nad nüüd ära kaoks, kus meil siis need seeniorid lõpuks tekivad, ega nad ei saa järsku kuskilt, nad ei sünni, keegi ei sünni seeniorina, kõik käivad selle tee ikkagi läbi. Täna ma seda ei näe, et sellist asja juhtub. Ja pigem ka meie ikkagi juuniorid otsime ja üritame leida neid talente, keda välja koolitada, keda just paelub see, kuidas asjad tegelikult toimivad. Mitte see, et ma lihtsalt, ma kirjutan siin ülesandud, ta teeb selle ilusti ära, väga kihvt on. Aga ma ütlesin jah, inimesi, kes ka sinna sisse lähevad, miks ta nii tegi, kas ta tegi selle asja korrektselt, kas ta vastab kõigile nõuetele, kas see asi on mõistlik, mis ta tegi. Et see pool on oluline ja ma arvan, et siin täna ma ütlesin, et see mingit kiiret muutust tuleb, et kus see AI siin, ma ei tea, 4-5 aasta pärast on ja kui targaks ta lõpuks muutub, kas ta üldse enam targemaks läheb, ma ei tea, vaatame, see on nii kiiresti muutuv maailm täna, väga raske öelda. Nii ta on.
kuidas ka ai täna arendust nagu selles mõttes muudab, et kas te teete, kas nagu agiilne arendus või waterfall, et see nagu veel pelab või kuidas täna veel nii palju ai muutnud ei ole? Waterfalli on vähe selles suhtes, et ja see isegi ei ole minu arust ai-st sõltuv üldse. On projekte, mida tehakse Waterfalliga, need on väga spetsiifilised, sageli hästi regulatiivsed projektid, kus sa ei saa agiilsed, sul on regulatsioonid ees ja nii on lihtsalt. Et aga me ka ikkagi, me liigume ikkagi agiilselt. Üritame skoopi hoida, vajadusel kohendame. Ja mille koha pealt on nüüd ai on natukene nagu kaardid sassi ajanud, on see, et õudselt keeruline on hinnata arendajana projekte. Et meil on hunnik erinõuded ja kui me enne ai-d, ma ei tea, mingisugune task, suvaline näide, ma ei oska kohe mingisugust task'i sisu ette lugeda, aga hindasime 2 päeva kästi kirjutatud, siis täna ai teeb selle 5 minutiga ära. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas sa hindad üldse ja täna on see põhiline niisugune challenge ongi, et ei oskagi hinnata või siis me hindame täiesti valesti mingeid asju. Et siin me üritame nüüd ka kuidagi aru saada ja oleme läinud, meil on üks tiim on väga kihvti proof of concept'i teinud sellega, et kus ärinõudeid valideerime ai-ga, kusjuures väga ägedaid punkte aitab välja, kus tõesti on äriliselt mingisugused protsessid või nüansid jäänud vahele, saame täpsustada. Sealt pealt me tegelikult teeme ai-ga tehnilise plaani, et kuidas seda asja oleks kõige mõistlikum üle mitme nii-öelda infosüsteemi või repode implementeerida. Ta teeb päris ilusa tehnilise analüüsi valmis. Seal on see, kus me siis käime arhitektide või arendajatele üle, kas kõik on okei, kas vastab meie reeglitele, seal on mitu iteratsiooni tavaliselt. Ja siis me küsime 2 hinnangut ai käest. Nii, kui sa nüüd ise selle arendaksid ai, kaua sul aega võtaks, teeb detailse plaani. Ja kõrvale paneb ta siis eraldi plaani, et kui nüüd inimesed peaksid arendama. See viimane hinnang on päris huvitav kusjuures. Ja siis me vaatame, mis asi seal siis välja kulab. Ja läbi selle üritame siis aru saada, et enam-vähem need hinnangud paika ajada, et kaua selle asjaga võib minna. Aga tõesti see kiirus, millega ai teeb, on hästi-hästi suur, et pole midagi öelda. Küll on challenge jälle see, et ta teeb hästi palju, ta teeb kohutavalt palju ja nüüd sa pead selle ära testima, see on vana hea testimine, et kuidas sa nüüd veendud, et need asjad töötavad ja siis ongi nagu see fenomen minu arust üldse kogu selle IT ja ai maastikust tekkinud, et arendustiimid kohutavalt palju loodavad, aga see testimine ei tule järgi. Et mis siin teha? See on nagu päris hea video tegelikult. Seda peab küsima meie selle hooaja esimesed nagu külalised Kristjan Karmolt, eks ma siis kirjutan talle mingi hetk. Kristjanil veel peab aga aga tegelikult sa ütlesid, et see kogus, mida nagu toetaks, on palju, et aga mis sa arvad uute funktsionaalsuste lisandumine, näiteks 5 aasta pärast sa täna arendad mingi jupi valmis ja 5 aasta pärast sa hakkad sama asja edasi arendama, kuidas see on võimalik, mis võtab nagu kas ai suudab üle võtta ai poolt kirjutatud koodi või kuidas sellega nagu, mis sa arvad seda seisu? Ta suudab mingi tasemeni. Me oleme ka neid iteratsioone läbi lasknud ja ta mingi ulatuseni suudab seda teha, aga mingil hetkel me oleme komistanud selle otsa, et ta ei saa enam üldse aru. Ma ei oska öelda, mis seal sees toimub, aga ta ei suuda neid ülesandeid lõpuks enam lahendada. Kas see kood muutub nii segaseks, see koodi baas muutub nii suureks, või mis need nagu päris põhjused seal on, aga me oleme ka ühel hetkel ikkagi vajutanud stoppi ja hakanud puhastama seda sealt. Mis me ise olemegi märganud, et kui hoolimatult ringi käia need ai-ga, siis ta toodab kohutavalt palju ja sageli väga kummalist koodi. Me oleme väga tugeva review protsessi ehitanud just ja soovime ka, et kui on pull request'id, siis tegelikult ai poolt genetud kood on seal märgitud, välja toodud, et mingid osad on nüüd tehtud ja me ikkagi üritame väga detailselt aru saada, et kas see kood on mõistlik, mis siin on genereeritud. See kood, mis ai teeb, on sageli filigraanne, kui sa ütled talle ette täpsed nõuded, ta teeb väga-väga peene koodi.
viimased feature'id, kõik eriti optimeeritult, mälukasutus, sheep, kõik väga ilus, see on nagu fantastiline. Aga teine pool ongi see, et kui sa nüüd saad code review'sse siukse jupi ja sa pead tund aega üritama aru saada, mis asja ta teeb üldse seal, siis ongi nüüd seesama küsimus, et kas see on nüüd mõistlik asi, mida tegelikult üritatakse teha. Ja see on ka nüüd probleem olnud meil päris mitu korda, et kui sul arendajad kulutavad rohkem aega review'ks, oluliselt rohkem aega review'ks kui selle koodi tegemisele, siis kas me liigume tegelikult mõistlikult või me peaks natukene lihtsustama seda poolt. Lihtsalt siuke dilemma on, jah. Korraks ma hüppan nagu laiema pildi juurde tagasi, et ma olen oma elus näinud päris palju kordi selliseid äripoole inimesi, kes on konverentsil käinud ja siis nad tulevad tagasi siin aastaid tagasi, kõik tahtsid mikroteenuste peale, tuli äriinimene, tuli mikroteenuste peale, siis läks hetk aega, et nüüd kõik tahtsid serverless olla, kõik äriteenused, nagu äriinimene tuli, et kuule, teeme panga serverless. Või kõik see, et kuidas seda indu jahutada, nagu ärisoovi jahutada, teha siukseid tehnilisi otsuseid ja kuidas sa sellele lähened? Mina lähenen läbi numbrite, nagu ma olen mitu korda juba öelnud, et igal soovil on mingisugune number. See tähendab mingisugust numbrit ja küsimus ongi nüüd see, kuidas sa sellele numbri kokku paned. Et kui ma hakkan kogu panka keerama mingisugusele uuele patternile, siis see maksab mingisuguse raha ja see võtab mingisuguse aja. Et äri tajub kõige paremini numbreid. Kui me suudame talle adekvaatsed numbrid ette panna koos mõjuanalüüsiga, mida see tähendab, siis meie jaoks täna on olnud see success story läbi faktide. Et me ei liigu hypinga kaasa, ka AI mõistes me veits täna lahterdame seda kohati IT-s ikkagi hype'iks, sest sama asi, me võime neid featuure tarnib kohutava kiirusega. Selle kohutava kiirusest me läbi AI litsentside tegelikult maksame päris suurt raha. Ja kas me nüüd teenime seda raha tagasi tegelikult? Ja nüüd see ongi see numbrite mäng. Äri mõistab kõige paremini numbreid ja proovime alati numbrid lauale saada. Meid täna vaatavad ka õppejõud nii Tallinnast kui ka Tartust. Ma tean inimesi, kes vaatavad meid, et kui nüüd täna peaks Tartu Ülikool või Tehnikaülikool Priidule helistama, ütlema, et kuule häda käes, et tule loe tudengitele midagi, et mida nad või nagu mis ainet Priit lugema tuleks siis? Hea meelega tuleks lugema, selles ei ole küsimuski. Teemad osas, ma arvan, võib-olla on ise nagu raske öelda, et siin peab koostöös arutama, et kas tuua praktilist vaadet või tuua akadeemilist vaadet meile mingis kohas sisse, et võib mõlemad teha. Ma ei oska öelda, seda peab arutama, mõtlema, mis see suund on või rääkidagi mingist domeenist, mingist valdkonnast, uutest tehnoloogiatest. Mida on sageli küsitud, on just nii-öelda praktiline maailmavaade asjadele, kuidas praktikas asjad käivad, kuidas igapäevaselt, kui sa lähed, kui ütleme, üliõpilane lõpetab kooli ära, läheb ettevõttesse tööle, et mis ta tegelikult IT-maailma sees ootab. Et see erineb ikkagi hästi palju akadeemilisest maailmast. Aga see on kokkuleppe küsimus. Lugeda oleks tore. Ülikoolid siis võtke ühendust, et ma siin praegu teen promo, et Priit on valmis. Aga enne lõppu siin, et kas on mõni pet project ka on, mis sul töös on või mida sa nagu tahaks jagada või millega tegelevad arhitektid vabal ajal? Ei otseselt pet project'it, kuidas võtta, ma nüüd tegelikult valetan, ma tulin ka nüüd tänapäeva maailma rohkem just selles kontekstis, et nüüd ma olen ka elektriauto usku ja nüüd mul on ka kodulaadija, mis suudab need börsi hindu sisse lugeda ja nüüd ma üritangi ehitada siis endale sellist väikest serverit majja, mis siis võtab need börsi hinnad ja suudab seda laadijat juhtida, kõik mis ümber käib. Ja on olemas valmis lahendused, lähed ostad poest, aga tahan ise teha. Ma proovin kataka riistvara poole ja võrgu poole ja kõik need integratsioonid ja kogu seadme juhtimise pool, et ka põnev asi, kontsepta. Ära siis küberturvet unusta.
hea tähelepanek tegelikult, jah. jah, et nagu pärast on kuskil natuke pahasti. Aga aitäh sulle, aga viimane küsimus on siis ka sinu poolt, mida sa tahaksid järgmiselt saatekülaliselt, keda sa ei tea, kes on, aga mida sa tahaksid küsida järgmiselt külaliselt? Minu küsimus ongi see, et tänu AI-le me suudame toota hästi palju, aga mis on head võimalused nüüd selle tootlikkuse testimiseks? Mida teha? Kuidas tuua testimine järgi tootlikkusele? Loodame, Selge. tuleb hea vastus. Loodame, vaatame, kes järgmine külaline on, see juba selgub 2 nädala pärast. Aga aitäh sulle, Priit, aitäh teile kuulamast. Näeme järgmine kord. Tšau! Nägemist!